Tere Terje ja tänud, et tulid täna meie Living Lab Summitile esinema. Me oleme täna rääkinud nüüd sellest, et kuidas saab innovaatiline lahendus päris lõpptarbijani, patsiendi inimeseni ja kuidas võiks regionaalhaigla seal oma rolli täita. Ütle nüüd palun mulle päris niimoodi lihtsalt kiirete 3 punktiga, mida me saame teha selleks, et meie inimesed saaksid kasutada ja oma tervist parandada digilahendustega. Tere ja aitäh kutsumast. Ma arvan, et siin on tõesti mitu, tahtsid 3 punkti ainult, aga ma ei tea, äkki on 4, hakkame otsast. Ma arvan, et siin on nagu mitu asja, mille peale me peaksime mõtlema. Üks on see, et kus me teame, kus on see koht, kus king pigistab. Et need, kes teavad, kus pigistab, räägiksid sellest. Teine asi on see, et me teaksime, mis võimalused on olemas. Alati ei pea ju olema niimoodi, et meil on probleem ja siis me hakkame seda lahendama. Aga võib-olla me isegi ei tea, et sellele asjale, mis meile tundub, et on täitsa okei, on olemas mingi parem võimalus. Tegelikult, näiteks meie digiretseptiga paberretseptil midagi viga ei olnud. Aga digiretsept on ju toredam. Ägedam. Ja samamoodi on võib-olla olla kusagil teistes kohtades. Lahendused, mis töötavad hästi, on usaldusväärsed ja annavad hea tulemusi, aga me ei tea nende olemasolust. Et kusagil keegi niimoodi valmistaks ette selliseid häid ülevaateid, mõtleks, et meie haiglale on just täpselt neid asju vaja, see sobiks teile. Ja kui ei sobi, me sobitame. Aga et maailmas kasutatakse mingeid asju, et kuskilt me saaksime teada, mis asjad need on. Ise tänapäeval kõike läbi närida ei ole lihtsalt võimalik. Konverentsid on head kohad, sellised üritused, nagu te korraldate, suurepärased. Ma arvan, et Connected Health Clusteril on siin väga hea roll tuua meieni neid ideid ja asju, mis juba kasutusel on tervishoius. Ja 3. asi veel, mis ma mõtlen, on see, et kaasata inimesed paremini selles valdkonnas. Kui ma tegin mõned aastad tagasi Ameerika Ühendriikides siis väikest ülevaadet sellest, mis erinevused on digilahenduste tervishoius kasutusel võtul Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, siis üldiselt oli nii, et me olime suht sarnased. Vajadused olid sarnased, võimalused olid sarnased, takistused olid sarnased, aga seal oli üks väike erinevus ja see oli see, et Ameerika Ühendriikides oli patsientide osalus kuidagi suurem selles. Kui midagi nad kuskilt lugesid, siis nad kohe tulid siin ja ütlevad, aga miks meil seda ei ole? Et võib-olla meie patsiendid võiksid ka agaramalt selles protsessis kaasa lüüa. Meil on ju patsientide ühendusi erinevaid haiguspõhiseid, kui nad tulevad mingisuguse lahendusega, mis nad on näinud või nad on kuulnud ja see on nende haigusprotsessi mingil moel parendanud, tulemust parendanud, siis oleks sellest väga hea teada. Nii et tundub nii, et siin peavad tõesti kõik 3 osapoolt olema kaasatud haigla, maailm ja patsiendid. Kõlab väga lihtsa protsessina või retseptina, aga eks ta nii olegi. Räägi inimestega, suhtle, pane paika protsessid ja kaasa inimesed, kaasa patsiendid ja tervishoiutöötajad. Ja toeta entusiasmi. Just. Ma olen vaadanud, et meie haiglas on tegelikult, mis on nagu hästi uhke ja niisugune rõõmus asi on see, et meil on entusiasmi. Meil on entusiasmi, meil on inimesi, kes on näinud, kes on kogenud ja mõtle, et tahaks ka teha ja tulevad nende ideedega ja see on hästi tore, et niisugune sära on olemas. Selge, siis hoolimata kõigest muust, mis toimub mujal maailmas, hoiame lippu kõrgel, toidame seda entusiasmi ja motivatsiooni ja teeme koostööd. Absoluutselt koostööd. Aitäh Terje!